Tervitused taas ÜFO Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina ise käisin ÜFOga vahetusõpilasena Belgias ja minu tänane külaline on vahetusema Elo Madisson. Elo on suurpere ema, tema peres kasvab tavapäraselt 5 tüdrukut, vanuses siis 0, 5, 7, 8 ja 9 aastat. Ja möödunud aastal otsustasid nad, et üks teismeline on majast puudu või siis sellel sügisel tegelikult. Ja nad hakkasid ka ÜFO vahetuspereks, ehk siis nende perega liitus 2025. aasta sügisel, nüüd hiljuti siis, vahetusõpiline Saksamaalt. Elo ja ta mees elasid ja õppisid ja töötasid ise ka paljudes eri riikides, enne kui nad Eestis paikseks otsustasid jääda. Ja Elo eriala on geenitehnoloogia ja biomeditsiin ja täna töötab ta Raku andmete tehnoloogia direktorina AI startupis. Tänases saates me räägime sellest, kuidas sündis otsus enda 5 lapsega perre veel üks laps tuua, eriti kui on alles sündinud beebi, kuidas on kohanenud see saksa teismeline endast nii palju nooremate lastega ja miks üldse vahetusõpilast võtta, kui enda lapsed ei ole vahetusõpilasega samas vanuses. Ja kindlasti räägime ka teistest põnevatest teemadest. Ja tere, Elo! Nii tore, et sa siin oled. Tere! Alustame siis sellest, et nii sina kui sinu mees olete olnud seotud mitme eri riigiga. Räägi natuke teie enda taustast, et kus riikides te elanud olete või õppinud, töötanud ja kas mõne maaga on tekkinud erilisem side kui teisega? Oh, wow. ja kindlasti ma nüüd katsun mitte riike diskrimineerida siin. Me oleme mõlemad Eestist pärit. Mina läksin välismaale esimest korda ülikoolis, nagu pikemalt ma olen reisinud varem, ja läksin Iirimaale esimese ülikooli aasta ja ma ütlen, see kohe südamesse võib-olla sellepärast, et ma olin ise nii noor, mitte küll enam vahetusõpilase vanus, aga esimene ülikooli aasta siiski ja sealt leidsin tegelikult endale ühe sellise pere, kes mul siiamaani on kontaktis, et võib-olla nii nagu ÜFO õpilased kunagi oma perega võiks läbi saada. Ja siis tulin Eesti tagasi, tegin siin bakalaureuse ja magistrikraadi ja läksin doktorantuuri Rootsi. Siis olin Stockholmis Rootsis seal peaaegu 5 aastat oma doktorantuuriga, mille raames käisin Jaapanis vahetusprojekti tegemas. See oli jällegi väga tore kultuuriline kogemus ja muidugi need templid ja need kirsiõied on täiesti kustumatu mälestus. Ja siis me saime tegelikult mehega kokku Inglismaale, kui me mõlemad kolisime umbes samal ajal ja siis lõime kohe seal pere, 4 last saime Inglismaal ja pärast mida siis kolisime vähemalt osaliselt Eestisse, et mina ja lastega põhiaja, terve aja ja mees käib Inglismaal tööd, nii et ta reisib 2 riigi vahel. Et see on siis minu teekond jõudnud siia Eestisse. Ja su mees on eestlane või inglane? Mees on eestlane. Et tema on ka siin üles kasvanud ja tema läks, see oli, ma arvan, et gümnaasiumis, tema oli vahetusõpilane USAs ise. Ja ta oli kas äkki 2 erinevad vahetuspere seal endal, nii et temal on konkreetselt vahetusõpilase kogemus, ma ütleks, et üsna võib-olla siis, kui Eesti alles avanes, et üsna varakult, kui need võimalused avanesid. Siis tema käis ära. Ja ülikooli, tema alustas oma ülikooliteed Eestis, aga jätkas USAs, jällegi tegi seal oma bakalaureuse, ma ütleks, et ma sassi ei lähe 2 erinevat bakalaurust ja doktorantuuri tegi Inglismaal ja vahepeal bakalaurusest tegi vahetusaasta ka Inglismaal. Nii et on tegelikult seal Inglismaal, kus me lõpuks elama hakkasime, et on seal varem elanud 2 erinevat perioodi oma elus. Doktorantuurist pärast oli järeldoktorantuur, mida tema siis tegi Saksamaal ja Kanadas ja natukene USAs. Ja siis Inglismaal alustasime pere ja nüüd on siis see Eesti etapp. Tundub, et see Inglismaa on kuidagi mingi läbiv või siuke... See on ülikoolidega seotud, et me mõlemad oleme Cambridge ülikooli, kellega need erinevad etapid olnud seotud. Ja 2 peale mul läks lugemine sassi, aga väga palju erinevaid riike tuli. Ma ausalt öeldes ei loe. Nii põnev. Aga miks te üldse Eestisse tagasi otsustasite tulla? Ma arvan, et väga paljudel, kes Eestist lähevad välismaale,
ja eriti, kellel on Eesti kaasad, aga need, kes hakkavad peresid looma, ikkagi tekib selline suur igatsus omaenda pere ja nende, kas just lapsepõlvesõprade, aga ikkagi sõbrad ja pere, see on see põhiline, mida seal välismaal on võimalik tekitada ja kindlasti saab tekitada. Aga millegipärast see veresugulus või need, kellega sa oled üles kasvanud, see nagu trumpab need sidemed, et eriti kui on võimalus vanavanematel või on suur sugulaste ring, kes laste elu rikastavad ja anda lastele sellist nagu külas kasvamise tunnet, et meie lastel on kokku lugema, kas on mingi 11 nõbu, tädi ja onutütart, kellel siis kõigil on võimalik minna sünnipäevadele ja kelle juures külas käia, et see on ikkagi väga rikas elu, mida nendele siin on võimalik anda. Ja Eesti on muidugi väga lastesõbralik riik, et kui võrrelda teiste riikidega, kus me enne olime Inglismaa, kus riiklikult väga ei toetada lapsi, aga Eestis on need riiklikud toetuse süsteemid nii palju etteemad. Nii tore kuulda seda positiivset ja kõike. Aga kuhu te Eestis paiksaks jäite või kuhu te tagasi pöördusite? Või otsisite mingi uue linna ja kus ei ole varem elanud, et ikka jääks mingi uudsus ka? Jah, see oli nüüd küll suur arutluskoht, sest et abikaasa on pärit Tartust ja tartlased tahavad tavaliselt jääda Tartusse, see on väga mõnus linn, olen ise ka seal üliõpilasena olnud. Ja mina olen pärit Sakust ja käisin siis gümnaasiumis Tallinnas, et nagu siitpoolt Põhja-Eestis. Ja tegelikult meil oligi küsimus, kas Saku või Tartu. Ja mul oli natukene plokk ees sinna Saku kolimisega, sest et ma olen Sakust pärit ja muidu kõik minu sammud on olnud uue asja suunas, et järgmine samm elus, järgmine, et edasi minek. Et see tundus mulle selline tagasiminek, et mul oli tegelikult raske sellega leppida mingi hetk, aga üks hetk, kui oli mitu last juba olemas ja ma sain aru sellest peretoetuse olulisusest minu jaoks. Et siis oli see, et Sakus võiks perega ikkagi väga hea olla. Ja kuigi Tartu oli ka variant, sest et mehe pere sealt on pärit, siis ikkagi lõpuks tulime Sakku, et siin on nende laste vanuseid sugulasi oli rohkem. Okei, põnev. No, ja kui kaua te olete nüüd Eestis olnud tagasi? 3. aasta läheb. 3. aasta. Ja kuidas see mõte üldse tuli, et oota, meil on nüüd 5 laps sündimas, aga võtame veel kellegi, võtame teismelise ka siia punti. Ja see tegelikult oli siis, kui meil oli 4 last. Ja meil ei tulnud see mõte aktiivselt, vaid meil üks laps käis skaudirühmas ja siis skaudirühma tuli selline pakkumine, et tuleb üks välisõpilane, kes on ka skautlusega tegelenud, et kas on talle pere. Ja meil 4 last tol hetkel ja vaatasime, et majas on nagu paar vaba tuba veel, et miks mitte ja nii tore skaudi asju teha ja suguvõsas teismelisi ka. Ja siis ütlesime, et me ei võiks hakata. Aga too õpilane leidis endale vahetuspere juba selleks ajaks üles, aga meie jäime siis selle UFO radarile. Ja meiega on pärast seda võetud siis ühendust ja pakutud neid erinevaid välisõpilasi, vahetusõpilasi. Ja nüüd, ütleme, et selle sügisel see esimest kord oli see, kui me võtsime vastu, et varem on pakutud, ma ütlen 2 korda on vist pakutud ja tol hetkel endal on need asjad nii üle pea käinud. Et üks hetk tundus 4 last, väga tore, võtaks kellegi, aga siis paar kuud hiljem oli see, et enam ei jaksa, et need 4 last, väikest last käivad üle jõu, sest et töö täiskohaga ka mingi uudsus sai läbi, tekkis selline kiirem laine, et siis ei olnud, tundsime ise, et ei mahu ära, lihtsalt enda pähe ei mahu ära veel ühe inimese haldamine siia majja ja siis oli meil lapsehoidja, kes elas meie juures, et siis ikkagi maja oli väga täis. Ja kevadeti on selline energia tavaliselt ja tegelikult kevadelgi küsiti ka, et kas me nüüd sügisel tahame võtta. Ja siis me juba teadsime, et tuleb 5 laps juurde endal. Ja ütlesimegi, et aga räägime sügisel uuesti, et me siis teame paremini, et tol hetkel kevadel oli veel selline tunne, et on kiire, on küll uus energia, aga hästi palju teadmatust. Ja nüüd, kui sügisel siis küsiti, siis oligi tegelikult selline tunne, et mina olin töölt koju jäänud. Mul ei olnud enam 8 tundi päevas töömõtteid peas, mul oli selline vaimne vabadus või ruum ellu juurde võtta. Meil ei olnud lapsehoidjad, kes meiega elas ja maja tundus selline ühtlane laste mängutander olevat või sõjatander, kui aus olla. Tahtsime natuke, kuidas ma ütlen, varieteeti majja, et on nagu 2 täiskasvanud, 4 pätakat ja siis tuleb veel üks beebi juurde, et oleks tore, kui oleks sellist nagu suhestumist erinevate vanustega rohkem omavahel. See oli üks mõte. Ja teine mõte see, et me oleme mõlemad ikkagi välismaal käinud nii palju, et tahaks sellist rahvusvahelisust majja juurde, nii iseendale kui ka lastele, kui lapsed meil räägivad inglise keelt, mida tegelikult vahetusõpilased ka praegu päris palju räägivad. Et sellist
kas või eeskuju mõttes näitamist. Ja selle õpilase enda perspektiivist, et olles käinud nii palju välismaal, me lootsime, et me suudame teda äkki paremini toetada, saades võib-olla aru, et kuidas on olla välismaal eemal oma kodust, et millised need tunded võivad vallata ja võib-olla ka Eesti tutvustamise mõttes saame kuidagi perspektiivi panna. Nii huvitavalt räägid, et nüüd lõpuks tekkis vaba energiat ja samas sul on alles paarikuune beebi siin. See tekkis enne beebit. Okei. Ja ikkagi see teismeline, kelle te võtsite Saksamaalt, tema on ikkagi palju vanem kui sinu kõige vanem laps, eks ole. Kui palju neil vanusevahet on? Kõige vanem on meil 9 ja siis kelle me võtsime, tema on 16. Ja kuidas see kohanemine on olnud nüüd? Kui kaua on ta teil elanud? Tema tuli tegelikult meile oktoobri alguses. Ta oli Eestis juba, tal oli tervituspere oli Tallinnas ja seal oli teada, et ta ei saa sinna jääda, et see on ainult tervituspere, neil on limiteeritud aeg võimalik võtta teda. Ja siis, kui meile tuli see pakkumine, see tuligi septembri teises poolest, et see tuli hästi kiiresti tegelikult see otsus. Nii et ta oli Eestiga kohanenud selles mõttes, et ta oli käinud Tallinnas koolis ja niipea, kui meie vaatasime ka, et kus koolis ta käinud on ja kuidas hakkaks see logistika toimima, pakkusime välja, et ta peaks tegelikult Sakus koolis käima. Et tal oleks endal nii palju lihtsam, et ta veedaks nagu 2 tundi päevas vähem transpordile. Kas või see. Ja sellega läks hästi Saku kooli, väga positiivselt võttis õpilase vastu ja talle endale ütles, et lõpuks talle ta ise vähemalt ütleb, et talle meeldib see Saku kogu see ringkond ja kogu see pakett rohkem kui see, mis tal seal Tallinnas oli. Ma ei tea, ka võib-olla ka see, et on natukene rahulikum koht ikkagi, Tallinn väga energiline ja ma saan aru, et kool meeldib Sakus rohkem, et võib-olla see, mis eesti keeles on community. Kogukond. Jah, selline, et natuke kogukonna tunne, et kuigi üsna suur asula, aga ikkagi ta on kogukonna tunne. Ja ikkagi Tallinna lähedal või kesklinna lähedal, kus ta varem. Et on võimalik sellist hästi palju kultuuri on nagu lähedal poole tunni kaugusel, aga Sakus selline nagu stabiilne elu tundub, et talle hästi sobib. Nii tore. Aga kuidas te valisite üldse, et just tema võtta ja kas te mõtlesite, et äkki võtaks poisi? Sest tüdrukuid on juba kodus. Selles mõttes. Ma arvan, pigem ei ole üldse asi see, et millist vahetusõpilast võtta, vaid see, et kellel on seda kodu vaja. Et me ega ei olnud nii, et meile tuldi kataloogiga, et milliste soovita, et alati on olnud konkreetsed pakkumised ka too inimene. Kui nüüd mõelda, siis tegelikult ma ise mõtlesin, et oleks väga põnev ja ükskord meile pakuti jaapanlast ja see oli kusjuures Jaapani poiss, et oleks väga, väga huvitav ka endal ja lastel ja kuna ma ise olen Jaapanis elanud, et see oli ka veel hästi huvitav, aga tol hetkel lihtsalt ei sobinud. Et tegelikult kui need õpilasi meile pakutud, siis kunagi ei ole küsimust, et kas see õpilane meile sobiks, vaid pigem, et selle õpilase profiil ja mis me siis talle saame pakkuda. Okei, nii pidi. Samamoodi ka oma laste saamisega, et sa kunagi ei tea, mis seal tuleb, et tuleb seal poiss või tüdruk, kas seal tuleb siis mõni energilisem või vähem energilisem, et alati on siuke ikka loterii risk, et kunagi ei tea, mis tuleb, et peaks lihtsalt lähtuma sellest, et vaata, milline see inimene on ja siis vastavalt pakkuda sellele neid võimalusi, mis sulle endal on võimalik pakkuda. See on väga hea lähenemine, sest sa oled juba harjunud siin 5 korda lotopiletit tõmbama. Eks ole. Et milline laps tuleb. Ja kuidas, mis ta nimi on, see õpilane, kes teile tuli? Matilda. Ja kuidas Matilda on kohanenud teiste lastega siis? Ja kuidas, sa ütlesid, et sul oli lapsehoidja enne elas teiega. Kuidas need nüüd uued õed võtavad teda, et kas nad võtavad ka teda, pöörduvad tema poole nagu lapsehoidjana kuidagi automaatselt või ikkagi vaatavad, et suur õde või kuidagi mingi teise nurga alt? Kusjuures tema profiilis oli juba kirjas, tal oli vist, ma ütlen, 2 väiksemat venda ja üks oli nagu täiesti meie laste nagu noorem vanus, teine oli meie laste kõrgem vanus. Et tegelikult mitte, et me oleks selle baasil otsustanud, aga see oli nagu see, et temal on ikka šanss, et nagu päris hästi hakkama saada meiega, et kui tal on juba olnud vendade ronimispuu. Ja meil siis, see juhtuski, et ta sai meil laste ronimispunuks kohe esimestel päevadel, et nad väga hästi suhestusid selles mõttes. Ja ta, kusjuures tema oli lapsehoidmisega ka tegelenud, et ta väga hästi suhestub neelastega, et ta saab sellega väga hästi hakkama. Muidugi siis tekib tõesti see küsimus, et kas ta on siis lapsehoidjana seal, kui ta nendega aega veedab, et peame ise vaatama,
seda joont hästi hoidma, et see ei ole tema vastutus ega tema koorem neid lapsi hoida, et kui ta tahab nende kuskile minna, uisutama, siis suurepärane, väga hea meel. Mina üritan sellele vaadata niimoodi, et kas me oma lapsi üksi lubaks minna ja kui me lubame neil üksi minna, siis ülitore, kui nad saavad koos minna, et siis ma ei tunne üldse ennast selles mõttes, et me nagu kuidagi kasutaks ära, et ta meie lapsi hoiaks, sest seda tahaks kindlasti vältida. Ja kusjuures meie lastel on olnud palju teismelisi hoidjaid ka, sest et meil on suguvõsas teismelisi ja tutvusringkonnas sõprade lapsi. Ja siis me oleme neile pakkunud sellist raha teenimisvõimalust suvel või muule lapse hoidmistega, et neil on, meie lastel siis on küll kogemus teismeliste hoidjatega, aga nad teavad, kuna neil on hoidjaid olnud palju, ka täiskasvanud nagu professionaalseid hoidjaid, siis nad teavad tegelikult väga hästi nagu hoidja rolli ja me oleme neile seletanud, et Matilda on nüüd meie vahetuspere, tema on nagu õe rollis ja nad teavad, et ta ei ole hoidja rollis. Nii et nad tegelikult võib-olla ise ka ei küsi selliseid asju, et mõnikord nad võib-olla eeldavad hoidjatelt, et sa pead minuga mängima, aga Matilda see puhul ei. Ja me ise oleme ka Matildale selgitanud, et nii, et kui sul on vaja eemal olla, mine oma tuppa, pane uks kinni, ütle lastele, kui nad tahavad sinna tuppa tulla, ütle, et praegu ei ole hea aeg. Või et praegu mulle ei sobi või see minu tuba, lastele ütleme ka, et tuppa ei tohi minna, enne kui Matilda annab siis oma nõusoleku. Et me ikka, ma tahaks loota, et meil on need reeglid nagu hästi paigas. Ja kuna Matilda nii hästi nende lastega suhestub, siis nad saavad väga hästi läbi. Pigem ongi minul natukene kartus see, et kuidas ta hakkama saab selle laste kambaga seal. Tundub, et temale selline keskkond sobib, et tal ei ole mitte ainult nooremaid vendi, tal on veel vanemaid õdesid vendi seal terve hunnik, et on suurest perest ja suurest möllust pärit ja see on täpselt see, kuhu ta tuli, sest et meil on ka teisi sugulasi, kes majas kogu aeg käivad külas. Nii tore. Kas ma sain õigesti aru, et siis see võti on justkui, et sa julgustad tal enda piire seadma, sest lapsehoidjal sa ütleksid, et ei, sa ei tohi ütelda, et sa lähed lihtsalt oma tuppa, pane uks kinni, aga õena sa võid seda ütelda. Absoluutselt seda kindlasti ja me oma pere näiteks reeglid ka, et palju on küsimused ekraanidega, mida teha, et teismelistel on ju hoopis teine ekraani aeg või võimalused kui lastel. Siis ma kohe esimestel päeval ütlesin ka, et telefonist lastele ei näita, kui tahad telefonis olla, mine oma tuppa ole seal rahulikult, ma ei pane mingeid piire võõrale teismelisele, kui just ei hakka elu segama ja ei ole vaja sekkuda. Ja siis kohe võttis nagu need reeglid ka omaks, mis meie seadsime ja just see, tegelikult olen pidanud paar korda ütlema nende oma piiride kohta, lihtsalt meelde tuletama. Ma ei ole näinud probleemi, aga ma üritan ennetada, et ta ei muutuks täiskohaga ronimispuuks nendele lastele. Ronimispuuks. Mis reegleid teil veel kodus on, mida sa talle tutvustasid ja millega eeldad, et ta arvestab? Oi, ma tahaks, et oleks palju rohkem reegleid, kui tegelikult on, sellepärast, et me lihtsalt ei jaksa oma reegleid hoida ja kehtestada, kuna need 4 last, kes meil on vanuses 5-9, on hästi energilised ja nende haldamiseks on lihtsalt väga palju energiat vaja ja reeglite kehtestamiseks on veel rohkem energiat vaja. Nii et mingi hetk ongi lihtsalt nii, et jah, oma nõud peab panema ära nõudepesumasinasse, aga kui sa ei pane ja samal ajal sul kukkusid sokid maha ja on jope, mis ei ole pandud oma nagisse ja sul seljakott vedeleb ja sul on tuba koristamata ja sul on veel hommikused krõbinad poolikult seal kausis, et siis nagu, mida nendest siis nagu teha, et kas hakata koolitöid tegema või neid asju tegema, et ei jõua tegelikult neid reegleid korralikult kehtestada, mis võiks majas olemas olla. Et siis me oleme läinud võib-olla seda teed, et katsume lihtsalt mõistlikult hakkama saada ja pigem on, kuidas ma ütlen, käitumise või emotsionaalsed reeglid, et lahkelt ja sõbralikult nii palju kui võimalik. See ei ole sugugi mitte igapäevaselt võimalik. Aga ma ütleks, et Matilda ise kohe küsis meilt reeglite kohta. Ma ei tea, kas ühful õpilastel seda seletatakse, et küsigi pere reegleid ja küsigi, kus te saate abistada ja nii edasi. Et ta on ise tulnud pakkunud ja ise küsis koristamise kohta ja siis ma ütlesin, et ja muidugi sa võid aidata koristada, suurepärane ja imeline, aga mitte keegi ei jaksa seda maja ära koristada, et vaata nii, kuidas sa saad, et enda järgi jah, loomulikult koristada. Aga meie lapsed enda järgi ei korista. Samas vanematelt lastelt eeldadki, et nemad koristavad rohkem ka enda järelt. Okei. Ja sina saksa keelt ei räägi? Ei. Ja su mees ka ei räägi? Tema räägib natuke. Okay. Aga minu nähes nad ei ole ikkagi saksa keeles üldse rääkinud. Nad räägivad inglise keeles ja nii palju kui võimalik eesti keeles.
siis me üritame järjest rohkem eesti keeles rääkida. Aga kuidas on olnud see kogemus, et sina ja su mees olete elanud siin Inglismaal, Jaapanis, USA-s kokku siis 2 peale, aga Saksamaalt ei ole ju elanud? Ai, Leopold on Saksamaal, mees on siis Saksamaal elanud, mõtlen, kas ta oli äkki sellise järeldoktorantuur, kas oli 2 või 3 aastane periood, millest ta kas aasta või 2 elas Saksamaal. Okei. Aga kui palju on tulnud ette mingisuguseid selliseid kultuurilisi üllatusi? Kas üldse üllatab midagi? Ja, tegelikult küll, piparkoogid. Nii. Mina arvasin, et Saksamaal on need piparkoogid, mis me Eestis teeme, et ongi Saksamaa pärand. Millegipärast ma arvasin niimoodi, sest Saksamaal need jõuluturud ja siis ma eeldasin, et see kultuur nagu on täpselt üks ühele. Aga tuleb välja, et ei ole. Et tuleb välja, et need piparkoogid, mis meil siis on tavaliselt kaunistatud piparkoogid, et neid võib-olla müüakse kui selline delikatess või kunstiline asi, aga ise Saksamaal on väga tugev erinevate küpsiste küpsetamise traditsioon jõulude ajal. Ja tehaksegi konkreetselt küpsiseid erinevate kujunditega, ka ilma kujunditeta, neid küpsiseid, mida sa võid kas või poest osta erinevad pakid, kus on, ma ei tea, moosipall on keskel või mingid šokolaadiga kaetud ja mis need strössel, ma ei teagi, mis väiksed suhkrupulgakesed, väiksed värvilised on kaetud. Et sellist asja on ja nüüd Matilda siis on neid järjest teinud kodus, ta neid kingituseks viinud oma tuttavatele siin ja ka koju küpsetanud ja siis meie küpsetame seal kõrval piparkokke, et see oli küll üllatus. Aga kas need saksa piparkoogid, kas ta läheb ka poodi ja ostab mingi valmis taigna või ta hakkab seda nullist tegema? Ta teeb nullist. Ja piparkook traditsioonis vist ongi nagu piparkook, et pipraga, et seal taignas on, et tal on ka teine taigen, täiesti teine taigen. Nad ei kutsugi neid piparkookideks, nad kutsuvad kuidagi leebekuchen või midagi vist? Ma ei tea isegi. Tegelikult ma võiks ju teada, oleks võinud rohkem rääkida sellest. Pole hullu. Ma arvan, et sul jagub seda aega, et kuulda sellest rohkem. Loodetavasti. Kuidas üldse, mis su visioon on olnud selleks aastaks või kui palju sa üldse oled selline planeerija, et kujutad ette oma vaimusilmas, et vot see aasta nüüd Matildaga saab olema selline, teeme väljasõite, ma ei tea, lähme jõuluturule Raekoja platsi või kas on mingid kindlad asjad, mida sa oled tahtnud talle näidata ja kui palju sa üldse oled nagu visioneerinud sellest? Ma eeldasin, et me oleme ikka nagu väga korralik Eestis ringi reisija, turismi ettenäitaja, kultuuri tutvustaja, tõeline saadik lipulaev. Seda ei ole juhtunud. Ühesõnaga korralik turismibüroo. Ja kindlasti. Ja siis veel keeleõpetaja samal ajal ja kultuuri tutvustaja ja kõik see korraga. Aga seda ei ole juhtunud, sest et tuleb välja, et 24 sunni sisse ei mahu kõik need asjad ära. Nädalate lõikes ja kuude lõikes ka mitte. Ta on meil muidugi vähe olnud, aga ma eeldasin, et me hakkame nädalavahetuseti tegema koduturismi rohkem, kogu perega väljasõite. Ja nüüd siis, mis ta on meil oktoober, november ja detsember olnud, ma vaatan, et me oleme käinud spaas, mis oli kindlasti see, et tahaks tutvustada Mustamäe spa, et väga nagu kultuur. Samas sakslasele see on nagu, et jah, oli spa. Mitte, et neil oleks nagu täpselt sellised rohkem, aga see spa-kultuur ei ole nende jaoks niivõrd eriline, kui võib-olla mõne teise riigi jaoks oleks olnud. Me oleme käinud Haapsalus ja Tartus, meil on Haapsalus suvila, Tartus on sugulased, nii et tegelikult ongi nagu enda perereisid lihtsalt olnud, aga sellist asja, et nii, et nüüd teeks väljasõidu, ma ei tea, Kloogaranda ja Trepojale, mida ma olen nagu väga lihtne, et lihtsalt sõida pool tundi ja on olemas ja siis saabki kas või tund aega ringi jalutada. Lihtsalt ei ole teinud teoks. Tulevad kõik muud asjad elus ette ja kui ei tule ette, siis võib-olla tahaks ühe päeva nagu natuke diivanil istuda ka ise. Et ei ole lihtsalt jõudnud kõike seda ellu viia, mida oleks tahtnud. Nii et ootused on kõvasti kõrgemad kui reaalsus. Eks näis, kuidas järgmine poolaasta läheb. Kogu aeg on midagi vaja teha. Õnneks Matilda on ise aktiivne. Nad saavad ka teiste vahetusõpilastega kokku, nii et ta on ise käinud teiste vahetusõpilastega Hiiumaal käinud külas ja muudes lähemates kohtades ka Tartus, nagu ilma meieta. Ja siis Tallinnas korduvalt mingeid asju tegemas, kas või jõuluturule, et see sakslasel on kindlasti ka huvipakkuv. Aga need ootused, et tahaksid näidata talle seda Trepojat ja erinevaid kohti, et kas need tulevad sinu poolt või sa tunned, et temal on ka ootus, et ta tahaks väga, et pere viiks teda igale poole?
kindlasti minu poolt, absoluutselt. Mõtlen Matilda suunas, ta on nagu hästi, jälle mis eesti keeles sõna on selle kohta, hästi nagu vastutulelik ja ta siiralt üritab nagu aidata kaasa pere tegemistele ja näha, et ta nagu kas või ei taha olla koormaks. Et kui ta abi küsib mingite väga vähe küll koolitöödega või ta hakkas kuduma, kes seda õppis YouTube'is, eks ma siis kõrvalt ise üritasin enda nõuandeid peale suruda, et isegi kui on küsitud. Et ta on nagu hästi iseseisev nendes asjades, aga neid ootusi, mul tundub, et tal ei ole. Jah, ma küsisin alguses, et kus ta siis tahaks käia, et võib-olla hakkame nagu planeerima selle järgi ja siis ta oli ka siis niimoodi, et ei kuhu näeks, et siis sinna on ju tore kaasa tulla ja kui me teda kutsume, siis ta enamasti ütleb jah ja tuleb kaasa. Aga seda näiteks ei ole olnud, et ta küsib, et kas Saaremaale on plaanis minna, et kui mitte, et siis ta läheb ise või teeb arvestada sellega. No see on ju tegelikult, see on ju sinu õlgadelt saad oma ootusi nagu leevendada või ära võtta, et tegelikult ei pea nagu nii palju ette võtma siis, et kui tal ei ole tegelikult pettumust oodata, ütleme, kui ei jõua kuhugi. Ja võib-olla see on ka see, et mina tean kogu nagu hästi palju asju, mida tahaks näidata või mida on võimalik näidata, sest igas riigis on mingid asju, mida sa tahad näidata, kas või see, kus sa ise oled üles kasvanud, kus sa oled suusatamas käinud, kus sa oled mere ääres käinud, kus sa oled saartel reisinud, et ise tahaks väga palju asju näidata ja võimaldada. Aga kui sa ise lähed uude riiki, siis võib-olla kõik on põnev ja uus ja sa võib-olla ei tea kõiki neid asju, kui sa just ei käi ise uurimas, et milline see turismi asi on ja kus need kõik olulised asjad on. Muidugi neil tehakse ka ÜFU-ga endaga reise ja nende reisidega raames neil on võimalik tutvuda. Need kõik muidugi maksavad, et siis tuleb see raha aspekt sinna juurde. Meil on nüüd pool aastat aega veel, ma loodan küll, et tahaks ise ka rohkem reisimas käia ja jõuda reisimas siis Eesti raames ja jõuda ringi käia. Ja mul on plaanis Stockholmis käia järgmisel pool aastal loodetavasti siis koos temaga, et selline kohalik laevareis, kruiisireis oleks küll tore. Aga millega te üldse reisite? Ma mõtlen, et kui teid on 5 last, pluss vahetusõpiline 6 last, 2 täiskasvanud, kas tavaliselt välja sõidud on nagu minibussiga, autoga või täitsa nagu liinibussiga, rongiga, et kuhu mahub ära siuke pere? Meil on 8-kohaline auto. Okay, siis mahub vist. Isa käis spetsiaalselt Leedust toomas seda autot, et oleks 8 kohta. See oli tegelikult eelmine aasta juba 4 lapsega, me teadsime, et me tahame 8-kohalist, sest meil oli Inglismaal täpselt seesama auto ja seda mudelit oli meil kindlasti siia vaja, et mina panin jala maha, kas on eesti keeles selline väljend või ei ole, on ju, ütlesin, et ei, ma ei taha bussi, ma ei ole bussi inimene, aga ma tahan 8-kohalist autot ja sain. Ja seda läheb väga vaja nüüd. No väga hea, siis vähemalt sa ei ole nagu vabandust selles osas, et ei saa kogu perega välja sõitu ette võtta. Ja kuigi nüüd, kui lapsed, need meie 4 keskmist on sellises vanuses, et neil on oma arvamused, mis on väga keeruline, sest et kui inimestel on oma arvamused, siis tuleb nendega ju arvestada. Et siis on ka see, et tihtipeale kõik ei taha igale poole kaasa tulla ja jäävadki siis Saku vanavanemate juurde või muude sugulaste juurde. Et tegelikult siis saaks väiksema autoga ka hakkama ja no väiksemas autos on 5 kohta, et siis juba peavad 3 last otsustama kohe maha jääda. Aga kui sa praegu ütlesidki, et mõnel lapsel on iseloom natuke erinev, alati ei soovi tulla. Absoluutselt. Kuidas üldse kogu see kompott on kokku tulnud, et kuidas Matilda on kohanenud ka oma iseloomuga juurde andnud, mida teie perele või kuidas lapsed on kohanenud? Tasakaalukust. Ma arvan, et üks asi on see vanusest, et tõesti tulebki vanusega kaasa, aga iseloomult ta on tõesti rahulik, et see annab nagu tsentraalsust või sellist jällegi eesti keeles sõna ei tule meelde, grounded. Ja siuke maandatud. Täpselt, et tema kohalolu mul tundub juba, annab mulle endale ka rahu, mis on tegelikult mille üle väga tänulik. Aga kas sa arvad, et see on selline tüüpiline sakslane või pigem Matilda eripere? Matilda eripere kindlasti, et nii mina kui mees teame sakslasi, oleme kohanud erinevates riikides, Leopold on Saksamaal ka elanud, et igas riigis on väga palju erinevaid inimesi.
et sellist stereotüüpi mul ei ole, et kõik sakslased on nüüd sellised nagu Matilda või et kõik sakslased on sellised nagu minu parim sõber Saksamaalt on, kes on muidu väga energiline, nagu ka minu mehe parim sõber Saksamaalt on väga-väga energiline. Jah, et siin ütleme, et tema oma kohaloluga on kindlasti toonud sellist teistsugust iseloomu meile juurde ja võib-olla need meie lapsed ka nagu muutuvad seda tüüpi, aga lihtsalt praegu on need sellised vanuses, kus on energiat rohkem kui oma kehas kontrolli seda energiat hallata. Ja võib-olla see ongi see, et ta on vanem ja suudad rohkem hallata seda, aga mulle tundub, et tema on lihtsalt iseloomult ka selline rahulikum. Aga kui on veel mõni pere, kes mõtleb, et võiks vahetusõpilase võtta ja neil on ka beebi tulemas, kas praeguse põhjal sa ütleksid, et muidugi andke minna või pigem mõtled, et no oleks oma beebiga aega rohkem nunnutada ja rahulikult siin olla, et fookust all hoida või teistel lastel? Minu perspektiivist on beebiaeg, eriti arvestada, et ma olen kodus praegu selle poolaastal, et see on just see aeg, kui on aega see endal nendega tegeleda. Et kui Matilda käisime koolis vestlusel, siis ma olin küll väga-väga rase ja vaevalt liikusin, see oli juba tõesti raske sinna 3. korrusele saada. Ma vist läksin liftiga. Aga et beebiga ka saab ju ringi käia või saab ühele vanemale koju jätta. Me oleme käinud ka vabalt uisutamas. Mina, Matilda, suuremad lapsed ja beebi jääb koju. Et sellist asja küll ja siis on endal ka hea vaheldus tegelikult see beebi vahepeal koju jätta. Aga ikkagi põhiline see, et kuna ei ole tööd, siis on nii palju vabadust niikuinii, et isegi nii palju vabadust, et äkki hakkab igav, võib-olla oleks hea, kui sul on maja siuke mõistlik laps juba juures, pooleldi inimene, võib-olla ka nende teiste väikeste, no selles mõttes, et ma ütlen, kohtlen pigem täiskasvanuna, aga kui kodust välja läheb, siis ikka see, et äkki annad teada, kus sa lähed ja mida sa teed ja millal sa tagasi tuled. Et ma vaatan, et üks asi beebi kõrvalt ja kuna beebi on tõesti praegu väga noor, ta on 2-kuune, et siis selle kõrvalt ei ole mingit takistust, ma ütleks. Ja need väikesed lapsed, kes võtavad palju energiat, et kui on väiksed lapsed ja siis veel beebi, et kui on see võimalus, et sa oled emaduspuhkusel või isana siis vanemapuhkusel, et sealt on lihtsalt seda vabadust on nii palju rohkem kui töö ajal ja isegi see annab sulle aja juurde, et teha midagi põnevat, võtta midagi muud ette, nii et minul on väga sobinud see, et just sellel ajal võtta, et ma ütlen, töö ajal tegelikult tundus, et siis me ei võtnud, kui meil oli siis pakuti, et siis tegelikult oli töö, olid väiksed lapsed ja siis tundsin, et ei jaksa. Ja kui tuli beebi ja olin töölt kodus, tundsin, et nüüd on tõesti see hea aeg, kui on selleks aega ja mahti tegeleda. Ja nii põnev seda perspektiivi ka kuulda. Et tihti mul on käinud siin podcastis erinevad pereisad või pereemad rääkimas ja sellist vist veel ei ole olnud, et beebi kõrvalt võtta. Ja tihti ootavad need pered, et enda lapsed oleksid enam-vähem sama vanad, et siis nad saavad nagu koos mängida või koos samasse klassi minna või on mingisugune tugiisik nii-öelda omalt poolt pakkuda, aga sinu peres seda ka ei ole, et vanim laps on 9 ja vahetusõpilane on siin 15-16 või? Et see on nagu huvitav. Jah, et vahetusõpilase enda perspektiivist ma näen, kuidas tal on võib-olla hea minna peresse, kus on sellised tema vanused lapsed, kelle koos asju teha või kas või koos koolis käia. Muidugi on siin alati ka see risk, et nad ei pruugi läbi saada. Et sa võid eeldada, et nad saavad läbi, aga kõik inimesed ei saa läbi või nad võivad viisakad olla teineteisega, aga lihtsalt ei ole sellist sõprussuhet, sealt ei arene välja. Ja kindlasti sellist eluaegset sõprussidet ma ei eelda, et areneks välja Matilda ja minu väikeste laste vahel. Aga mina ei näinud seda takistusena, võib-olla sellepärast, et ma mõtlesin, et see ongi selline varieteet, on see, mida juurde annab teismelisena, sa näed teisi teismelisi küll, koolis, igal pool. Ja kuna ei ole niikuinii garanteeritud, et see teismeline annab talle sellise niivõrd teistsuguse kogemuse kogu sellest aastast, siis minu jaoks ei olnud takistus. Mõtlen, et kas selle õpilase enda perspektiivist, jah, et sa võid, ma näen, kuidas sa arvestad, et see võiks olla talle parem, aga ei pruugi olla parem. No tegelikult ongi ju, nüüd tal on hoopis vabadus valida ise, kellega ta oma vaba aega nii-öelda
vabal ajal end ümbritseb, kellega ta vaba aega veedab, kui oleks õde-vend, siis võib-olla ta tunneks mingil määral ka kohustust, et ma pean temaga veetma, sest et me oleme sama vanad või on mingi ootus pere poolt. Aga noh, nii palju erinevaid variante. Ja ma ei tea, kuidas sul oli vahetusperel, kas oli omavanune? Minul oli 2 pere. Esimeses oli ajutine pere, tervituspere, seal ei olnud kedagi, oli ainult 2 vanemat, siis ma tundsin, et võiks olla keegi. Ja siis mul läksin teise perre, kes alguses oli ka tegelikult mõeldud ajutisena, aga kuhu ma jäin. Ja neil oli minust paar aastat noorem vahetus siis õde mulle, aga tema oli ka vahetusõpilane tegelikult, et selles peres juba oli vahetusõpilane, võtsid minu ajutiselt ja siis me saime väga hästi läbi ja mul oli ka hea meel, et keegi on, kellega saab väga hästi suhestuda ja jäingi sinna. Aga ma ütleks, et ikkagi need paar aastat vahet, me käisime eri koolides, eri sõpradega, et tegelikult lõpus me natuke kasvasime ikkagi lahku, et see siis lõpus oli tunne, et kas see oli siis nii oluline, aga alguses oli siuke hea pehme maandumine, ütleme. Seda tuletab mulle meelde, et Matilda oma pere Saksamaal võttis selleks aastaks vahetusõpilase. Ja ta võttis selle ka poole pealt niimoodi, et mitte kohe alguses ja mitte pika planeerimisega. Ja Matildal oli selle osas nagu, et mis mõttes nad nüüd võtavad, kui mind kodus ei ole. Ta tahtis ise olla selleks ajaks kodus, nagu see pere teismelisena, et võtta vastu vahetusõpilane. Ma ei tea, kas siis tema tuba jäi vabaks ja kuidas see otsus seal sündis. Üks asi küll, kus ma tunnen, et võiks olla tema vanuseid lapsi peres, et talle meeldib lauamänge mängida. Aga tema tasemel lauamänge meie lapsed veel ei mängi. Okei, see on hea point. Ja, et kui on nagu sellised asjad, et siis selleks oleks hea, kui pakkuda oma pere teismelist, aga võib-olla oma pere teismelisele ka ei meeldi lauamänge mängida, nii et ikkagi peab leidma kuskilt muud sõbrad. Just. Sa ütlesid, et talle Saku koolis meeldib rohkem. Kuidas tal vaba aja tegevustega seal on või kas ta pidi kõik hobid nii-öelda välja vahetama, kas tal juba olid siin esimeses tervitusperes tekkinud mingisugused harjumused, hobid, kohad? Tal ei olnud ühtegi sellist, kus ta nagu hakkaks linnas edasi käima. Nii et minu meelest tal ei olnud üldse, aga ma võin siin eksida, sest et niipea kui me nagu hakkasime rääkima sellest Sakust, siis kohe vaatasime üle, et mida kõike Sakus pakutakse. Kirjutasime väga palju erinevatesse treeninggruppidesse või huvigruppidesse, et kuhu tema võiks sobida. Igal poolt vastati väga positiivselt, et tule proovi ja siis ta käis proovimas erinevaid asju, korvpalli või kas ta jalgpalli käis proovimas, ta tahab kindlasti suusatama minna, nii et see on meil kalendris, et niipea kui avatakse see suusagrupp, siis läheb. Ja lõpuks siis ta on käima jäänud Eesti rahvatantsus, mis on väga tore ja see on kusjuures kooli kaudu, et see on nagu kooli huviring, et neid pakuti. Ja siis ta käib rahvuslikuks käsitöös, üks kord nädalas koos ühe meie lapsega, 8-aastasega ja teine kord nädalas siis täiskasvanute rühmas ja skaudis. Ja siis skaudis ka selle meie 9-aastasena. Nii et ta on 2 kohas käib siis koos 2 erineva meie lapsega ja veel oma, ja siis klaasikunst ka. Nii palju asju. Ja kui see huvitaval kombel, nii vist klaasikunstis ka, aga kindlasti rahvuslikus käsitöös õpetaja ei räägi inglise keelt. Nii et see ma ise tunnen, et on nagu väga hea võimalus nendes, Saku ei ole just maakoht, aga ütleme ikkagi väikses huviringi gruppides käia, et see võimaldab palju rohkem sellist keelekümblust, kus isegi võib-olla koolis, kus vahetundide ajal teised räägivad inglise keeles põhiliselt temaga, et saaks nagu kiiresti suheldud. Et siis see on nagu natuke rohkem survet õppida kohalikku keelt ja ta on valinud just sellised rahvuslik käsitöö, klaasikunst ei ole väga rahvuslik, aga rahvatants, et ta on ise omalt poolt ikkagi vaadanud, et seda kohalikku kultuurikümblust korralikult teha. Nii põnev, ikkagi üsna rahvuslikud või Eesti sellised hobid. Kuidas on selle keelekümblusega siin olnud, et sa ütlesid, et su lapsed räägivad tegelikult, on harjunud inglise keelega, sest nad on 4 nendest esimesed lapsed ongi kasvanud Inglismaal, et kui lihtne on üldse öelda lastele ka, et räägime temaga eesti keeles või kui palju te seda proovite üldse kodus? Mina räägin kõige rohkem eesti keeles temaga. Lapsed nad lähevad kohe inglise keelele, sest niimoodi saab kiiresti suheldud. Ma olen mõned korrad ikkagi meelde tuletanud ja eriti siis lauamängude kontekstis, et nüüd võiks numbreid oskab igaüks lugeda, et võiks siin inglise keelest või eesti keeles teha. Aga siis peaks rohkem lauamänge mängima ja ka selle jaoks ei ole mul piisavalt endal seda vaimset võimekust, et nii, et nüüd mängime jälle lauamänge ja nüüd teeme eesti keeles. See on pigem läinud niimoodi loomulikult, et kui tuleb meelde, siis mainin ja kui ei tule meelde, siis ei maini.
kas Matildal on endal ka selline soov eesti keel ära õppida või tal praegu ongi, et väga hea sissesulandumine, saan kõigest aru või kuidas tal üldse keele motivatsiooniga on? Ta tahab eesti keelt rääkida ja ta on motiveeritud, muidugi tal on väga raske, kui inimesed tema ümber räägivad koheselt inglise keeles temaga niipea, kui esimene raskus tekib. Ta üks hetk ütles, et ta tahab pärast jõule või uuest aastast ise rääkida ainult eesti keeles, vaatab, kuidas sellega läheb, et see oleks väga julge samm niimoodi teha, sest et suhtluses oleks kõva tagasiminek, lihtsalt ei saaks enam ennast väljendada ja teistest aru saada nii väga, kui on harjunud inglise keelega. Tal on motivatsioon küll ja tal on olnud vahetusõpilastega koos õppe interneti teel, kus ta sai väga hea hinde. Lõpuhinde see on nüüd läbi saamas, need nii grammatika kui ka rääkimise osas. Ja ta ise ütleb, et ta vahetusõpilaste grupist on umbes keskel selle oskuse poolest. Pigem eesrindlik, aga pigem nagu mitte nende esimeste kõige paremate seas, kes mõni on paar kuud enne juba õppis intensiivselt suvel enne kui tuli ja mõni on sellises keskkonnas, kus vähesed räägivad inglise keelt, et need õpivad kiiremini. Küll, aga esimesed paar kuud on kindlasti raskem. Jaa. Aga kuidas üldse praegu kõlab, nagu mulle on kõlanud, et väga ägedalt on see aasta käima läinud, nii palju põnevaid hobisid, uus kool tundub äge, lapsed on hästi vastu võtnud. Kas on üldse, mis on siiamaani kõige raskem osa olnud selle vahetusõpilase võtmise juures? Ikkagi need pettumused, mis mul iseenda ootustel iseendal on olnud. Okay. Et milline ma ise tahaks olla vahetusperene ja mida kõike pakkuda ja mida kõike teha ja lõpuks lihtsalt ei ole aega kõike seda teha. Ja noh, ma arvan, et see on selline töö, millega peaks ise endaga tegelema, et aga ei jõudnudki ja oligi okei, et ei jõudnud ja tema kogemus on selline, milline tema kogemus oli ja ma oleks saanud seda mõjutada nii ja naapidi, aga nüüd ta selle aja tegi midagi muud, mida oleks võib-olla läinud trepojale või aegviidule või kuhu iganes. On sul mingid mõtteid ka, et mis võiks aidata sind selle juures, või et kuidas võtta maha endalt selliseid ootusi või teistele nõuandeid, et kui on selline ootused endale, et mida tegelikult võiks proovida? Ja võiks lihtsalt vaadata peeglist endale otsa öelda, et ma olen piisav, ma teen nii hästi, kui ma saan ja piirid on ees ja see on okei. Lihtsalt ei saagi paremini, kuigi ma tahaks ja ma teen nii hästi, kui ma saan ja see on kõik. Ja lepida sellega, et tal ei olegi nii hea kogemus, kui tal võiks olla. Ja ma ei suuda seda pakkuda ja see on väga okei. Kõlab väga hästi. Ma võin selle pärast välja lõigata selle lingi ja siis selle klippi ja võid ise ka kuulata üle, kui on see raske tuleb. Täpselt peaks endale rohkem seda ütlema. Oma nõu endale. Tüüpiline. Mis veel sul on, kui keegi mõtleb, et kas hakata vahetusõpilaseks üldse? Õpilaseks või pereks? Pereks, võt. Mis nõuandeid sul üldse oleks teistele peredele? Millega ette arvestada või kuidas mõelda sellest aastast või kuidas seda hea hooga alustada või sinu kogemuse põhjal? Või kuidas mitte teha, kui on ka hoopis sealt poolt rohkem mõtteid? Mina ei ole teismelist kasvatanud. Mu lapsed on nooremad. Ma arvan, et see on hästi huvitav, et kui näiteks ei ole kasvatanud teismelist, et kas siis on teine perspektiiv, et võib-olla mõni, kes on kasvatanud teismelist, sellel ei ole sellist hirmu, et milline need teismelised on, kuigi võib-olla täiesti teistsugune laps. Et võib-olla on hirm nendel, kellel teismelisi ei ole veel olnud, et kuidas ma ei oska ja ma ei saa ja ma ei tea. Mul on hästi palju ennale aidanud see, et ma olen näinud, kuidas mu õde kasvatab teismelisi. Ja sellest, kuna tema kasvatab teismelistega pigem vaba kasvatust ja võt kui ise vastutust ja vaadata, kas saab hakkama või ei saa, tuleb välja, et saavad hakkama. Tuleb välja, et teismelised oskavad ise ka süüa teha. Et see on minule andnud sellist vabadust vastuvõtmises. Et ma ütlesin küll, et mul on kõrged ootused, aga mul on pigem kõrged ootused selle turismiprogrammi osas. Mul ei ole kõrged ootused ise endale, et millist kulinaarset elamust ma talle pakun. Ja et kuidas ma tema järgi koristan ja pesu pesen. Selle, kus juures tema teeb seda täiesti ise. Et kuna meil ka nendele väikestele lastele, kuna nad ei söö kulinaarseid elamusi, siis me ei tee kulinaarseid elamusi kodus. Nii et Matilda teeb ise süüa, teine asi on taimetoitlane ja meil ei ole taimetoitluse reeglit majas, siis me sööme, mida me saame ühtlasi asju, kui mina teen hunniga kartuleid ja kõrvale kotlette, siis tema seal kartuleid võtab, kui ma ei tee, siis ta keedab ise makarone või mida iganes. Et jagame nii palju toitu kui võimalik, aga
aga ei ole eeldusi, mul ei ole endale eeldusi, et ma teen talle süüa 3 korda päevas. Mul ei ole eeldusi, et ma pesen tema pesu. Ja see on kõvasti aidanud ka seda, et ma ei võta endale sellist suurt kohustust. Et kohe alguses näitasin meile ära, kuidas need asjad töötavad. Külmkapist võid kõike võtta, kui ma toitu tellin, anna teada, mida sul vaja on. Ja tundub, et see talle tegelikult sobib. Ja minu lapsed on ka hakanud rohkem sööma müslit koorega, sellepärast, et see on see, mida tema sööb. Nüüd ma tellin seda, nüüd on see majas kogu aeg olemas. Et võib-olla see ikkagi soovitus on see, et madalamad ootused ise endale. Las see õpilane, kes tuleb, ta tuleb ka osaliselt, mitte ainult kultuurivahetust, vaid minu arvamus on see, et ta tuleb ka iseseisvust õppima ja arendama. Aga et lase tal arendada oma iseseisvust siis nii, kuidas ta seda arendab. Et võib-olla, kui mina oleks eeldanud endalt, et ma teen tal kõik ette taga ära, ma ei oleks võtnud vahetusõpilast. Aga tänu sellele, et ma nägin oma õel pakkumas sellist vabad kasvatust teismelistele, siis ma mõtlesin, et aga nii on ju ka võimalik. Ja kui ta ei ole seda varem teinud, ma kujutan ette, et mina Jaapanis selles ei saanud kodus süüa teha, mul ei olnud köökigi, pidi kogu väljas sööma. Et tuleb mõni, kes ei ole kunagi sööki teinud. Ka see on võimalik ära õppida. Mõtle, milline kogemus. Olles välismaal aasta aega, sa tuled koju ja sa oskad pesu pesta. Oma vanemad avastad, et sa teed süüa. Et ma arvan, et ka see on täiesti okei. Ma nüüd loodan, et keegi kuskilt ei hakka väga hukka mõistma, et võtad endale lapse koju ja siis ei tee talle süüa. Jah, just nii on läinud. Peab tunnistama. Ei, väga huvitav. Mulle meeldib, et sa tõid välja, et sina kuulsid oma õe kogemusest, et on olemas nagu teine viis lapsi kasvatada, et mitte kõike ette ära teha. Sest mind kasvatati niimoodi, et tehti mulle 3 korda päevas süüa ka siis, kui ma olin 16 ja 17 ja 18 ja kodus elasin. Nii et see oleks mul olnud täiesti endale standard, et võtta oma perre kedagi teist. Aga kuna mu õde kasvatab lapsi hoopis teistmoodi, siis ma vaatasin, et vau. Ja siis ma ütleks, et ma olen midagi vahepeal. Ma ikkagi tagan selle, et kodus on söök olemas. Aga nii, jah, ongi nii põnev ja tähtis on siis oma kogemust jagada, kas või siin podcastis, et need mõned teised pered, kes mõtlevad vahetusõpilase võtmisele, kuulevad ka, et saab küll nagu oma moodi teha ja ei ole standard paigas, et 3 korda päevas peab süüa tegema, võib ka kokku leppida, et ta peseb ise oma pesu ja nii edasi, et seda jagada nagu nii oluline, teised ka kuulevad. Aga kuidas teil üldse söömisega on? Kas te sööte koos tavaliselt või ongi, et igaüks omal ajal nii nagu koju jõuab? No, väiksemad lapsed vist ei tee ise süüa, on ju? Nendega ikka sööte koos või? Ja meie nendest 4-st nüüd 5 tüdrukust 1. ja 3. teevad ise makarone. Ja üks vist teeb omletti ka, kui ma nüüd mõtlen. Söövad võileibu ja söövad siis müslit ja viinereid on külmkapis alati, siis teevad neid mikrolainahjus soojaks ja võileibu, et sellega saab hakkama. Vanaisa teeb meil leiba ise, nii et see on laste suur lemmik. Et ise tehakse makarone, kui ise tehakse toitu. No, ma teen ka aeg-ajalt ikkagi toitu, et kui ma teen fetajuustusalad, et siis kõik hea meelega söövad, aga võib-olla ma teen seda korra nädalas ja siis sooja toitu võib-olla ma teen veel korra või 2 nädalas, et siis kui ma viitsin, mitte ainult viitsin või siis kui ma tunnen, et võiks teha midagi mõistlikku, aga kuna enda kogemus on laste pealt selline, et kui ma teen mingi toidu, mis on tervislik ja mida on palju ja mis on hea, siis nad ei söö seda ja lõpuks ma teen nii suure kogus, et ma ise söön seda 4 päeva järjest, et siis on nii palju nagu demotiveeritum olnud. Ja ka alguses ma tegin selle mõttega, et ka Matildale. Aga siis tuleb välja, et aga võib-olla Matilda ei söö maisi, mis ma sinna sisse panen. Või et tema tatart üleüldse ei söö. Et siis mõtlesin ka, et okei, aga äkki teab ise paremini. Ja need lapsed, kes meil ise süüa teevad, alguses ma ikka mõtlesin, et ma teen neile süüa, no kui nad sündisid ja nii edasi ja tegin. Aga ikkagi see, et üks ei söö herneid, teine ei söö riisi, 3 ei söö hakkliha sellisel kujul, siis lõpuks on nii, et ei, et siis teen endale toidu mõnikord, aga pigem ise ka söön niimoodi näkitsedes. Kui lapsehoidjad olid, siis nemad tegid korralikult, et nüüd on 1. sügis, kus siis ei tee regulaarselt sellist tüüpi süüa, kuidas ma oleks eeldanud, kuidas mind üles kasvatati. Proovin siis seda moodi. No eks ongi katsetamise asi ja vaatamine, mis toimib ja
ja mis etappideks, nagu sa ütlesid, et vahepeal oli ühtemoodi, nüüd on teistmoodi. Jah, ma arvan ka, et see on pigem selline katsetamise etapp, et kuidas saab, et meheperest see on tulnud tegelikult meheperest, kus ei ole sellist ühist laua taga istumist. Minu peres on olnud ühine laua taga istumine, aga tema perest on see tulnud ja tema poolt on ka pigem selline vabam suhtumine, et igaüks vaatab siis, kui talle sobib, mida teeb. Ja mulle meeldib see mõtteviis, et elu ei keerle toidu ümber, vaid elu võiks keerelda tegevuste ümber. Et mitte ei ole see, et nii, et kell 2 on meil täna lõunasöök, vaid see, et me lähme kell 3 uisutama ja nagu tegevuste ümber. Ja siis sööge enne seda, mida iganes sa siis sööd, kas see on sul kohuke, kas see on sul võileib või see on sul eilne riisiroog. Et nagu elus see teistmoodi suhtumine, millega ma siiamaani võitlen, et huvitav, kuidas seda teha. Kõik on arengu järgus, et ei ole midagi konkreetset välja kujunenud. Kõik on katsetamine. Yeah. Sa mainisid nüüd oma mehe, ütleme, eripära, mis tuli seal söömisega koos, aga kuidas tema on suhtunud sellesse, et, või kuidas ta üldse alguses suhtus, et võtaks veel ühe lapse ja kuidas tema on kohanenud kogu selle peredünaamika muutusega ja uudsuse ja vahetusõpilasega? Kõik need otsused on meil omavahel läbi räägitud ja samuti need positiivsed ja negatiivsed asjad. Temal on veel see, et tema on olnud vahetusõpilane ise. Nii et siis tema on sellepärast ka positiivselt meelestatud, et tal on endal selline teises peres käimise kogemus olemas kahes erinevas. Ja ta on Saksamaal elanud ka, et ilmselt selle tõttu ka ja meil on mõlemal sakslased sõpru, päris häid sõpru, et sellist nii-öelda blokki kindlasti ei olnud. Oli pigem see, et jah, need argumendid, et oleks peres nagu rohkem varieteeti, sõna erinevust, vaheldust. Jah, täpselt seda, et oleks natukene midagi ka teistmoodi, mitte ainult kogu aeg rääkida sellest, et korja oma sokid ära ja pane oma nõud ära. Nii põnev. Mul on tunne, et ongi aeg hakata vaikselt vestlust kokku võtma. Hästi põnev on olnud kuulda sinu mõtteid, kogemust siiamaani, ootusi, plaane kogu uueks aastaks. Kas on veel mingi teema, mingi mõte, mingi teema või mõte, millega sa tunned, et ootas sellest oleks võinud ka rääkida või seda tahaksin ka kindlasti lisada? Praegu tule pähe, me rääkisime paljudest asjadest. See paljulapselisus, see on kindlasti, et kas endale võib-olla meeldib või ei meeldi, et kus sa pärit oled, kus ei ole. Ma vaatan, et meil on selles mõttes hästi läinud, et Matilda on ise paljulapselisest perest veel, et nii ema kui isa poolt on seal lapsed ja poolajad ja kasuvennad ja nii edasi. Et ta on seda sigri-migri väga palju näinud, et kui inimene ei ole nii hästi sellist asja näinud, et kui hästi ta siis kohaneks erinevesse peresse, see on kindlasti see küsimus, aga meile see paljulapselisus tundub, et on hästi sobinud ja oleme ka saanud sellise kokkuleppe, Eestis on see perekaart, kus nad mis see on? Paljulapselistele peredele, et kui näiteks lähed kuskile muuseumisse või spaasse, siis kui sul on perepilet on 2 täiskasvanud 3 last, aga kui sul on perekaart, siis on 2 täiskasvanud ja mis iganes number lapsi selle perekaardi peal on, nagu sinu enda pereliikmed. Et selle siis see perekaart võimaldas meil Matilda ka lisada sinna erandina, mille üle meil oli nii imeliselt hea meel, et nüüd ei ole kellelgi neid lisakulutusi, kus me lähmegi spaasse, et muidu oleks 20 € lisapilet või lisalapse kohta, siis on iga kord see küsimus, et kas me võtame siis selle vahetusõpilase kaasa, kas meie maksame, kas me ütleme talle, et see ongi 20 € on see pilet, sest et kui sa nädalavahetusel lähed heasse spaasse, sellised need piletid ongi. Et see on tegelikult andnud palju rohkem vabadust. Ühelt küljelt see, et Eesti riik toetab mingil määral seda paljulapselisust või üldse laste asja, aga et see perekaart ka võimaldas on meil teinud selle paljulapselise elu niivõrd palju paindlikumaks. Vot kui hea nipsija tuli, ma pole kuulnudki sellest. Ja see on erand, mida me küsisime ja mida meile anti, et kuna nad võimaldavad seda hooldusperelastele, et nendele, kes võtavad siis Eestist enda peresse lapsi, kellel ei ole tol hetkel vanemaid või ei ole üldse vanemaid, et need võimaldatakse ka kohelda siis oma perelastega võrdselt. Et see on üldse
hästi palju vastutulelikkust olen näinud valla tasandil, kooli tasandil, et kõik on hästi vastutulelikud. Koolikontserdil näiteks Matilda esines seal jõulukontserdil rahvatantsuga ja mina istusin koolidirektori taga ja koolidirektori kõrval istus siis vallavanem. Ja siis Matilda ütles, et ta lavalt nägi, kuidas koolidirektor siis tantsu ajal vallavanemaga koos räägivad ja näitavad tema poole näppu, et see on see, et hästi selline soe vastuvõtt ja kohalik kuulsuse tunne kohe tekib, et nemad on see vahetuspere ja tema on see Matilda. Mõnus kogukonna vastuvõtt, et mul on hästi positiivsed kogemused olnud interakteerudes kõikide võimalike ametkondadega või institutsioonidega. Nii tore kuulda. Ja, eriti kui sul on see võrdlusmaterjal, et sa oskad hinnata ka seda, sest tõenäoliselt kui ei ole, ma ei tea, Inglismaal elanud või kuskil mujal, kus on teistmoodi asjad, siis tegelikult sa ei mõtlegi, et see on midagi erilist või et see on midagi nagu head, et on lihtne suhelda siin. Ja ma arvan, et see on see Eesti väiksus, et suuremas riigis sa oled rohkem anonüümne, et ühe ametniku koht on väga palju rohkem inimesi, keda hallata. Et Saku on võib-olla lihtsalt mõnusa suurusega koht ka, et on sellist asja mõnus teha, muidugi paljud vahetusõpilased, ma saan aru, et ongi ka väiksemates kohtades, kus võib-olla veel soojem see vastuvõtt. Ja linnades kujutan ette, et on lihtsalt nii palju rohkem erinevaid tegevusi lähedal, mida teha. Jah. Nii, ja kõige viimaseks ma tahan sult küsida ühe küsimuse, mida mulle meeldib siin, kui ma külalistelt küsida, et kui mingil müstilisel põhjusel tuleks sulle homme, täna võimalus, et sina saad ka minna vahetusaastale, mis riiki sina läheksid? Kas kogu perega siis? Võid olla isekas ja kas või üksi minna, sest see siuke utoopiline küsimus, nii et ja, no ma olen juba nii paljudes käinud, et siis ongi küsimus, et kas midagi on veel siukest, kuhu ei ole veel sattunud, sest ma olen ju saanud ise valida, kus ma olen käinud. Ja tegelikult on küll see vastus, et ma ei ole veel Ameerikas ise elanud. Ja see on see kultuur, kui meil, ma ei tea, õppimise kultuuri, aga töökultuur, mis on kogemata, endal ei ole veel kogenud. Ja see oleks ühest küljest põnev, ma kardan ka, et see oleks ühest küljest väga-väga raske, aga Jaapanis oli ka väga pikad tööpäevad, et ma arvan, et sellist suurt energiat ja sellist suurt eesmärgipärasust oleks põnev endal kogeda, aga kindlasti lühidalt ajaks. Ma ei tahaks elada sellises kohas, kus elu keerleb ainult töö ümber. Mulle tegelikult väga meeldib see Eesti perekesksus. Olgu. Aitäh vastuse eest, aitäh minuga siia vestlema tulemise eest. Mul oli väga põnev kuulda, ma loodan, et kuulajatel ka. Ja aitäh kõigile kuulajatele, soovitan soojalt siin Üfu podcasti äpis, kus sa seda saadet kuulad, veel üles alla kirida ja leida veel mõne järgmise saate endale kuulamiseks. Ja kui sa tunned, et sa tead, et mõnda inimest, sõpra, kes võiks ka kuulata seda saadet, siis lihtsalt jaga temaga seda saadet. Seal play nupu lähedal on kindlasti 3 täppi ja share või lihtsalt share või mingi nooleke, ehk siis jaga seda saadet edasi. Ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Tšau! Aitäh, nägemist!